Pikk eemalolek oma vanematest, vanavanematest ning teistest lähedastest muutub arusaadavalt iga isolatsioonipäevaga üha raskemaks. Hoolimata ilusatest ilmadest, nädalavahetusest või hoopiski pühadest ei tohiks riigis kehtivaid eriolukorra nõudeid siiski unustada. Vaid üheskoos reegleid järgides jõuame kiiremini tagasi normaalse elurütmi juurde. Parem ikkagi püsida kodus ja kui te teate, et teil vanemad on kodus ja nad on terved, siis oleks ideaalne, kui see nii jääkski. Et juhul, kui teil on olemas mõned nähud, mis viitavad sellele, et tekkis külmetushaigus, tekkis köha või palavik, või te olite näiteks kontaktis või lähikontaktis inimesega, kelle sellised nähud olid olemas, siis ma kindlasti soovitan praegusel ajal püsida rohkem kodus ja mitte minna oma vanemate juurde selleks, et mitte tekitada nendele lisaprobleeme. Juhul kui on ikkagi olemas vajadus pöörduda arsti poole sellel nädalavahetusel, siis kindlasti võib kasutada 1220 telefoniteenus, kuhu võib helistada, võib rääkida oma muredest ja siis on isegi võimalik, et teid saadetakse testimisele, kui me räägime COVID-19 haigusest. Juhul, kui te intingimata peate minema külla oma vanemate juurde, kes on eakad inimesed, siis kindlasti puhastage käed enne seda, kui te olete nendega kontaktis. Kui teil on vähegi võimalik kasutada maski, tavalist kirurgilist maski, kasutage seda, sest sellega te vähendate nende nakatamise riski, mis on väga oluline. Sest me teame, mõned inimesed on asümptomaatilised, nendel tegelikult ei ole veel haigusnähte, aga haigus on juba olemas. Ja see tähendab seda, et igaks juhuks maski kandmine selles olukorras on äärmiselt kasulik. Ja kindlasti veelgi kasulikum on 2+2 reegel, mida kindlasti peab täitma ja kätehügieen on eelkõige. Kui viiakse vanematele toitu näiteks koju ja jäetakse tõesti ukse taga ja need esemed, mida me anname üle, potentsiaalselt võivad olla tõepoolest nakatunud. Ja me teame, et viirus võib püsida pindadel teatud aja jooksul. Nii et sellepärast jällegi kätehügieen on see, mis meid päästab. Puhastame käed, kui teil on olemas desinfektant, seda peab kasutama ka poes, kui te teostate oste näiteks. Siis, kui te istute autosse peale poodi külastamist ja kui te tulete nende ostudega, nende asjadega oma vanemate juurde ja jätate tõesti uks ette, siis puhastage käed enne seda ka. Vaatamata sellele, et me oleme praegu natukene masenduses, peame kodus istuma ja tõesti on päris raske inimestel sellega toime tulla ja kokku leppida. Vaatamata sellele päike särab, ilm on hea ja kui me vaatame aknast välja, siis usk tuleb, et see kõik läheb mööda ja varsti on meil head ajad ja infektsioon puudub.